Juba käib või? Hei Leifid, mina olen Olle Leif. See on mu veranda ja siin on külmakraadid. Täna mõtlesin ma, et teeksin vlogi, mis võtab kokku eelmist aastat, lisaks jõulud, uus aasta ja kõik head ja halvad ajad selles aastas. 2016 aastal juhtus nii mõndagi minu jaoks. Mõned neist olid head ja mõned olid halvad. Alustame heade asjadega. Eelmine aasta sain ma 18-aastaseks, seega ma sain nüüd legaalset alkoholi osta. Vaadata 18+ filme, mida Eestis vist isegi ei ole, vähemalt kinos mitte. Ja alkoholi olen ma ka ühe korra ainult ostnud ja mitte endale ka, nii et ma ei saanud ühtegi sünnipäevakinki ka tegelikult ja raskasin sõprade jaoks raha, nii et jah, kui mõelda, siis see oli halb pigem. Mis veel siis juhtus? Ma võitsin kõnevõistluse, see oli võimas moment, mis näitab, et ma olen ikka üks parimaid ja loomulikult sai veel isand Donald Trump presidendiks ja see näitab, et kui ta sai presidendiks saada, siis suudan mina ka need 30 subscriberit kätte saada, et tuleb suurelt unistada. Aga ma ei tea, negatiivseid asju juhtus vist natukene rohkem, ei ole päris kindel, aga ma ei tea täpselt, lihtsalt kool on, varsti hakkab keemia, ma tahan enesetappu teha. Ikka on küll. Igatahes räägiks ka asjadest, mida ma selle aasta jooksul õppinud olen ja neid oli nii mõndagi. Näiteks alustame tähtsamatest asjadest siis. Ma sain teada, kuidas kinno saab tasuta sööki ja jooki sisse smugeldada. See on väga õpetlik, saab väga palju raha niimoodi säästa, aga ma tean, et te kõik tahate pigem teha sellest, et kuule, Ole Leif, mida sa koolis õppisid. Ja selle kohta ütlen ma, et nii mõndagi. See on näiteks teada matemaatikas, kuidas jadu teha. Lisaks sain ma veel teada, mis on mu vahet pole. Igatahes ma sain veel selle aasta jooksul leida endale uue lemmikinimese, kelleks on härra Gordon Ramsay, uue lemmiksarja, milleks on Gordon Ramsay Kitchen Nightmares ja uue lemmiksõna, milleks on troglodüüt. Aga jah, koolis on väga küsimus. Ma sain vist selle selgeks, et Ilvar Saarel ei pea ajaloovideoid tegema. Tuligi meelde, et inglise keeleks peab õppima nüüd. Ja ma ei tea, kui ausalt siis see on kõik, mis ma koolis olen õppinud selle viimase aastaga. Aga lähme siis tähtsamate küsimuste peale, mis kindlasti teil mõttes on. Ja selleks on nüüd, mida ma siis jõuludeks sain. Ja sellel on väga konkreetne vastus. Ma sain selle sama kaamera. Ma näitaks seda teile ka, aga ma ei tee seda lihtsalt, sest see pole võimalik, kuna mul pole peeglit siin. Lisaks sellele sain ma ka paar raamatut. Ma näiteks neid ka, aga kahjuks ma ei oska ette mõelda. Ja ma ei viitsi hiljem neid tuua, sest ma peaks siis selle tseeni uuesti tegema ja ma ei viitsi tööd teha ega editida. Loomulikult ma sain veel raha. Sain mõnusa salli, mida mul kaelas ei ole praegu. Ja veel natukene asju, aga parem küsimus, mu kallid Leifid, on selles, et mida teie jõuludeks saite, sest nagu teada, te olete mu põhjus elamiseks. Aga
lähme siis uue aasta juurde ka, et mida mina uuel aastal tegin. Tean, et paljud teist võivad mõelda, et sina oled ikka siuke tõeline peoloom, et kus sa uusi subscribereid said. Aga kui täiesti aus olla, siis uuel aastal mu ema oli haige, nii et ma pidin temaga korrus olema. See on see tõmba nahku ei raisk. Ja vabandust, et see on mu koer. Mu ema oli uuel aastal haige, nii et pidin kahjuks teda kodus ravitsema. Õnneks oli nüüd terveks ja ära, muidu ma julgeks kodus vlogi teha. Aga jah, uue aasta lubadus oli ka, pidas kauem vastu kui eelmise aasta oma, vapustavalt 2,5 päeva, kuni ma leidsin, et ma tõepoolest ikkagi ei viitsi õppida. Ja ma ei tea, ilu tulekst ikka ka see aasta ei saanud. Et parem küsimus on, et mida teie uuel aastal tegite. Aga räägime siis mu uue aasta plaanidest ka. Sansa, palun. Ja neid on nii mitmeidki. Loomulikult ma võiksin öelda, et see aasta saab minust tark ja tubli õpilane, aga kahjuks ma tean paremini. Et olen iga aasta seda lubanud, aga siiani olen pigem aina halvemaks läinud. Aga see-eest on mul suuri plaane. Tahaks lõpuks selle YouTube'i kanali korralikult käima saada. Niimoodi, et võib-olla tuleks isegi perioodiliselt. Võib-olla isegi korra nädalas mõni video, palun. Ma ei garanteeri seda, arvatavasti see ei muuda mitte midagi. Tuleb ikka, millal ma ise tahan. Aga see selleks. Lisaks sellele lubasin ma ka ühe hea tuttavaga kõik legendaarse Misha Silenovski tšehhikeelsed videod eesti keelde dubleerida, alustades väga tuntud Pokemon Go songiga. Ma tõepoolest mängin Pokemon Go'd iga päev. Lisaks sellele sain ma endale lõpuks ka enda manager'i, kelleks on minu hea sõber ja klassikaaslane Frederik Vilms-Jamsa. Siiani pole ta väga head tööd just teinud, ei suuda mulle isegi sponsoreid leida. Ja ma ei tea, tahaks 14 subscriberist üle saada, nii et ma ei tea, kui te mingil põhjusel tahate subscribe'ida, siis palun tehke seda. Kui ei, siis ma paluks, et mu ülejäänud subscriberid teeksid lisakontosid, ja subscribe'iksid nendega, et ma saaks ennast natukene paremini tunda. Vastasel juhul ma pean oma emal paluma, et ta seda teeks, mis ei oleks väga meeldiv. Ja loomulikult ta hittiga ka pöidlad ülesse või siis meeldib. Et loomulikult klikkige kindlasti ka subscribe nupule ja palun kommenteerige ja öelge ka, mida teie jõuludel saite ja mis lahedamaid asju kui mina te uuel aastal tegite. See on Ola Leif, see on minu maja, see on minu kaamera ja minu vlog ja see on kõik.